mis te siin täna teete? Meie filmime minu juunior Eurovisiooni 2024 muusikavideot. Räägi sellest laulust natuke ka lähemalt, et millest see räägib? Minu laul räägib lapsepõlvest, et me kõik oleme veel noored, peame nautima seda, võtma seda sajaga ja lihtsalt olema õnnelikud. Milline see lavastuslik pool siis täpselt välja näeb? Räägi sellest ka lähemalt. Teeme sellise hästi puhta pildi whiteboxis, aga anname siis värvi erinevate tänavatantsijate ja kõik selle tänavakultuuriga, et isegi rulatajad tulevad siia, nii et vaatame, mis trikki nemad saavad siin teha. Kes te olete ja mis te siin teete? Me oleme Free Flow stuudio tantsijad ja me tulime tantsima. Jah. Mis tantsu te siin tantsima hakkate? Mina tantsin hip-hoppi praegu siin, aga muidu ma olen tantsinud kõiki stiile. Ja mis need kõik stiilid on, mida sa tantsinud oled? No kaasaegset, mingit raga, dancehalli, sükest naiselikumat, hiilsi ja siis hip-hopi. Ja kuidas sinul lood on tantsimisega, et mis stiile sa tantsinud oled? Mina olen proovinud ka palju erinevaid stiile, näiteks house'i, dancehalli, hip-hopi, contemporary, aga praegu mu südames on kõige rohkem Vogue ja täna siis tantsin seda. Kuidas praegu läinud on, kuidas sa tunned? Suht vabalt, natuke väsin, siis pidi kargama ringi seal stuudios, aga muidu suht siuke vaba, hea olek. Miks just punane selline lainer ja? No esiteks mul tuli meelde see, et ma lubasin Tähtsel laval tulist etendust. Nii et ma arvan, et see on kuidagi seotud sellega. Aga muidu lihtsalt, et see annab suht palju kontrasti ka vaata. Räägi tiimist ka natukene, kes siin täna on? Meil on siin väga kirju seltskond kohal, ausalt öeldes natukene siuke dream team, sellepärast et selle meeskonnaga enam-vähem ma tegin ka just alles ühte teist muusikavideo ja siis oli väga mõnus energia ja see on minu jaoks hästi oluline, et võtteplatsil on mõnus energia ja toetav energia. Ja nii, et siin on meil stilist Gert, kes on kokku pannud väga lahedat 4 kostüümi. Meie kaamera peale montaažis on siis Alex, et selles mõttes ma loodan, et energia on väga hea, et ootame huviga lõpptulemust. Kaameraks on Red Komodo, siis täpsemalt. Väike kompaktne, mõnus kasutada, samas hea pilt. Mis ta nii eriliseks teeb? Kõik räägivad, et see on nii eriline kaamera. Küla jutt on see. Tegelikult kaamera on kaamera, eks pildi teeb sellest valgus ja kõik muu ka selles suhtes, et koreograafid on head ja kostüümid ja meik ja kõik. Et siin võiks olla ka halb kaamera, aga pilt oleks ikka hea. Sest et sina oled operaator selle pärast. Ka see. Tahaks loota. Ennast tuleb kiita. Valgemast valgem on alguses alles kõik veel. Kuidas see laul sündis? Põhimõtteliselt äsja kord, kui ma tulin Sven Lõhmuse juurde, siis ta veel ei teada mu häält väga hästi, siis ta lihtsalt vaatas mu tämbrit, mu hääle ulatust ja siis me saime enam-vähem minu tämbri korda, et mis nootidel see peab olema, mis registris see peab olema ja siis juba hakkasime töötama lauluga ja alguses üldse mõtlesime, et teeks mingi folk style või midagi, et mingi näiteks või üldse et house style või midagi siukest on ja et mingi tümakas käib kogu aeg, aga siis mõtlesin, et mulle kuidagi nagu ei meeldis, et see pole üldse minu vaata ja siis mõtlesin, et teeme mingis teises vaibis, et oleks natuke nagu chillim, et natuke nagu ujuks ja vaata ja siis lõpuks me tulime sellele, et ta kogemata mängis mingid noodi, siis ma ütlesin, see on äge ja siis ma ütlesin, et pane see kirja on ja siis ta salvestas seda kõike. Meil oli alguses see nagu üldse täiesti madalal, et mingi kvart madalamalt kui praegust ja siis me laulsime seda, et tundus äge on ja siis lõpuks oli niimoodi, et nii mustalt kõlab, issand tõstame üles, palun, me ei saa reffi laulda niimoodi ja põhimõtteliselt nagu tegime selle lõpuni, siis lisasime mingi euroka koha on ja sinna kõrge noot on ja et vau on ja siis me kordasime väga palju reffi, sest reff on siuke peaasi vaata ja lõpuks tuli laul välja finist. Yeah.
Gert, mis siin toimub? Miks siin nii palju riideid on? Siin on hullumaja, ütleme niimoodi. Ehk siis kuna laul on siuke tänavastiililik, siis valikuvarianti on meil täna hästi palju siin. Ja nagu näha, siis on hästi palju ema võtnud kaasa hommikul, nagu aru sain, pakkis kõik need, mis siin nagu näha on, kodust kaasa, siis Racer Worldwide saatis meile oma riided, mis on nagu väga vinks-vonks, ütleme niimoodi, Eesti just tänava riietusstiili mõttes, et jah. Ehk et lähtusite siis nende riiete valikul tänavastiilist? Tänavastiilist, täpselt nii. Räägi natuke lähemalt siin, mis komplektid olete juba kokku valinud või pannud? No, me võime minna vaatama. Lähe. Veel edasi? Siuke tore mõmmi tuleb meil setile. Siin on veel. Üks komplekt on juba seljas. Palju neid komplekte üldse on? Neid komplekte tuleb siuke 4 kindlasti. Tegemist on meil ju laste Eurovisiooniga, et siis kõik peab olema siuke noortepärane, viisakas, midagi too much ei tohi olla, aga samas võib olla siuke veits edgy. Kuidas sa kooli ja Eurovisiooni oled suutnud niimoodi balansseerida? Kas koolis jõuad käia? No tead, ikka jõuan, aga kuidagi mul on niimoodi, et satun kogu aeg kontrollijate peale ja tavalisel päeval olen kuskil Tallinnas. Nii et suht balansseeritud, et midagi järele vastama küll ei pea. Aga õpetajad selles mõttes toetavad sind selles osas või? Nad lihtsalt küsivad, et anna peale, kuna laul välja tuleb. Millal te Madriidi sõidate? Meie sõidame Madriidi nädal enne, nii et 9. november ma olen juba seal. Mis teid seal ees ootab? Meid ootavad ees proovid, pikad proovid. Meid ootavad ees ekskursioonid ja siis meil on mingid eelproovid ennem seda laivi. Ja põhimõtteliselt siis ongi see live ja et Estonia tulen, laulan ja Estonia va kõik. Kuidagi niimoodi läheb. Nagu päris Eurovisioonil need asjad käivad, sarnaselt.